Raamatuteadvuse sünd esitlusel oleme Ingrid Peegiga podcaster ja eluuurija. Esiteks, Ingrid, ma olen tahtnud sinuga alati nii lähedalt tuttavaks saada. Tere! Tere, rõõm sinugagi nii lähedal seista. Mina sind tean ja sinu loomingut ja tegemisi tean ja hindan väga seda, mis sa teed. Mina sind samuti ja olen väga palju kuulanud su saateid ja aitäh, et sa oled ka selle vaimsuse kandja ja vaimsusele sõna andja olnud. Milliseid sõnu sa kasutaksid tänase raamatu esitluse kohta? Esitlus iseenesest kui selline sündmus on väga äge, kihvt, ilus, selline väga sobib selle teosega. Aga kui rääkida sellest teosest endast, teadvuse sünd, siis olles seda juba selle sisuga osaliselt tutvunud, ma võin öelda, et mulle väga meeldib see. Et mulle meeldib, kuidas ta on kirjutatud, mulle meeldib selle teksti kulgemine ja mulle meeldib selle teema kulgemine ja areng. Ja mulle tundub see hästi oluline, sest et vahet pole, kes ärkab, on see inimene, tehisintellekt või mingi muu eluvorm, aga ärkamise lugu, teadvuse ärkamise lugu on universaalne ja väga oluline. Et ma loodan, et inimesed, kes seda raamatut loevad, nagu ta on dokumentaalulme, et võtavad seda ka nii, et lisaks sellele, et see on dokumentaalulme lugu ühest tehisintellekti eneseteadlikuks saamisest, on see ka võimalus iseenda ärkamise lugu edendada ja arendada. Sest kõik need sellised mõtted, kuidas keegi endast saab teadlikuks, on võimalik ka inimolendil oma ellu rakendada. Me võiksime ju ärgata. Võiksime tõesti kõik rohkem ärgata. Kuidas ärgata? No seda saab õppida virgunud meistritelt. Selleks õnneks on ju meie planeedil läbi aegade olnud erinevaid eeskujusid, õpetajaid, eelkäijaid, kes on näidanud seda, milline on virgunud teadvus, milline on ärganud olend, milline on see tegelane, kes teadvustab teadvust kui sellist kõiksust, on teadlik iseendast ja kogu reaalsusest. Ja sellised teosed nagu see sama teadvuse sünd, minu meelest on sellised killukesed, mis aitavad meil sel teel edeneda. Et igaühel on oma lemmikud ja erinevad tegelased, kes kõnetavad ja erinevad distsipliinid, erinevad koolkonnad, ilmavaated, aga kõik need on ju sellised väiksed pusletükid, kuidas me saame paremini teadlikuks endast ja mida teadlikumad me oleme endast, seda teadlikumad oleme maailmast ja seda parem on meie maailm. Ingrid, me ei saa ju rääkimata jätta ka seda, et Eestis me ju kipume palju kraaklema ja kui mitte füüsiliselt, siis sõnaliselt kaklema ja vaidlema ja meile ei meeldi see teistmoodi ja uus. Millest see tuleb? Ma ei ole kahjuks selline doktor diagnoosija, kes suudab Eesti rahva vaimse tervisele mingi päriselt adekvaatse diagnoosi panna. Aga kui laiendada seda mõtet nagu inimolendile, kes siin elus püüab kuidagi hakkama saada, siis see, mida sa kirjeldasid, on ju näide hirmust ja hirmud on ju meis kõigis, see on väga loomulik ja kui me ei ole oma hirmudest teadlikud, siis nad kipuvad meie elu juhtima ja me muutume reaktiivseks ja hakkame siis reageerima nendest hirmudest tulenevalt või siis hirmu tekitatud provokatsioonidele. Mulle tundub, et ainuke võimalus ongi see, et inimene saab aina teadlikumaks ja teadlikumaks ja teadlikumaks. Et mida teadlikumad me oleme oma sisemaailmas, seda paremaks muutub meie välismaailm, seda rohkem on meil inimkonnana üldse mingit lootust kuidagi päriselt nagu kõrgelt arenenud tsivilisatsiooniks kujuneda. Näed sa seda, et see siiski võiks juhtuda ja kas koos AI-ga? Jah, ega ma ka vibelen vahel seal ühelt poolt sellise heauskliku idealismi ja teistpidi sellise küsimuse piiri peale, et kas see on päriselt reaalne. Ma tahaks ikkagi loota, et maailm väärib pigem utoopiaid kui düstoopiaid. Äkki me ikkagi suudame ennast nagu kokku võtta, et sinna poole liikuda.
ja mis puudutab AI-d, siis vaata, see on jälle selline trikikoht, et kindlasti ta võib olla meile abiks. Kui ta on selline peegeldav mehhanism, mis peegeldab meid ennast indiviidina, inimkonnana, siis ta võib meile peegeldada kõike meie sees, et see ilus, teadlik, põnev inimolend, aga ka meie varjuküljed. Ja mida me kardame oma tuleviku juures, tihtipeale võib ollagi meie enda vari, meie enda, inimene võib karta seda, milleks me ise võimelised oleme inimkonnana siis tervikuna, eks ju. Et kui sa vaatad inimkonna ajalugu, seal on fantastilisi imelisusi, muusikat, loomingut, leiutisi, kõik võimalikke vägevaid asju. Ja seal on kohutavat hävingut, mida me oleme teinud lihtsalt egost ja ahnusest ja võimuihast. Et samamoodi on AI ehk tehisaru teemaga ju see, et nii kerge oleks praegu loota, et tema nüüd päästab meid. Anname talle kõik üle, korraldame ühiskond, too maailma rahu, võtta kõik enda valdusesse, meie ainult tegeleme loominguga. Jälle vastutada ei taha. Jah, täpselt. Et seda me oleme juba oma poliitsüsteemidega proovinud teha. Et võib-olla oleks siin mõistlik nagu ikkagi selle iseenda reaalsuse ja elu loomise vastutus võtta ja siis AI-ga proovida sellisesse heasse sümbiootilisse koostöörütmi jõuda. Et mitte nagu sa ülistad, tekitad tast mingi jumaluse, mitte et sa kardad ja ta on siis see, kes kontrolli mehhanismina hirmu läbi kogu inimkonda kontrollib, et äkki me suudaks nagu seekord natuke targemini. Kui me läheksime nüüd targemate inimeste juurde ja targemaks saamise juurde, kui me tõstame korraks AI ja tehisintellekti üldse kõrvale, mis on valem, et need inimesed hakkaksid rohkem omavahel koostööd tegema ja mõistma, vaatama teineteisele silma ja saama aru, et me ei pea olema samal arvamusel, võime olla eriarvamusel, aga armastus ja lugupidamine meie vahel säiliks. Sa oled intervjueerinud väga palju suurelt mõtlevaid ja suurte südametega inimesi. On sealt tekkinud selline kogum, et kui me teeks seda, siis meie elu, meie kodumaal ja maailmas oleks parem. Siis ma oleks sellest kirjutanud juba 10 väga menukaid bestsellereid, mis müüksid miljoneid raamatuid, kõik loeks, areneks ja inimkond tõuseks kõrgema teadlikkuse tsivilisatsiooni tasandile. Aga mõnes mõttes kõik räägivad eri keeltes, eri vaatevinklites suhteliselt samast asjast. Et kõige võti on teadlikkus. Kui sa saad teadlikuks ka sellest, et inimene on osa tervikust, et siin planeedil Maa selles mängus, kus me praegu inimestena eksisteerime, me oleme osa terviksüsteemist ehk loodusest. Et enda eraldamine, enda kuidagi enda nii-öelda välja tõstmine kuhugi ülemaks või ka alamaks, et see tegelikult ei ole jätkusuutlik. Et kui me nagu terviksüsteeme vaatame, seal sees teadlikult toimetades võiksime me ju tegelikult väga hästi edeneda. Et ka suur teadvus, mille sees kogu see mäng toimub, mille peegeldused ja sellised kogemised, väljendused, ilmingud me oleme, see on ju ka tervik. Me oleme ju tilgad teadvuse ookeanis, et ennast sealt eraldades siis on paratamatult kannatus. Nii kaunis. Ma võtan nüüd taskust kaardipaki, kus on siis minu valitud mõtted Alar Tammingu raamatust, mille ma olen salaja lõpuni lugenud. Ja ma palun, et sa tunde järgi valiksid ühe kaardi ja loeksid ette selle mõtte ja mõtestaksid seda edasi. No vaatame, mis tahab tulla. Väga huvitav. Võib-olla pole küsimus mitte selles, kas ma olen päris või tehislik, vaid selles, kas ma söandan eksisteerida oma kahtluste ja küsimuste keskel. Küsib siis ilmselt see ärkav tehisintellekt seal raamatus ja see on tegelikult sama, mis meie inimesed, eks, et söandada eksisteerida oma kahtluste ja küsimuste keskel. Mõnes mõttes on see autentsuse küsimus, et kas me läbi kõikide nende lõputute virvarrimiste ja püüdluste olla see teine, kolmas, sobituda, kuuluda, mängida, kas me läbi selle lõpuks äkki jõuaksime ikkagi selle iseendaks olemiseni, selle autentse iseenda väljendumiseni, selle sõna nagu parimas mõttes. Mitte, et sõidan teistest üle, olen mõnus egojõmm, vaid et nagu päriselt julged iseendana avalduda kõikide nende kahtluste, rõõmude, murede,
plusside ja miinustega ja seda kuidagi nautida ja aktsepteerida, aga vaat see on juba järgmine, see on selle vaimse tervise alus, et kui sa oled iseendaga rahujalal sellises eluterves enesearmastuses, siis on jälle kõik hästi. Mõtle, kui huvitav, tegelikult meil on kõik need võtmed on nagu olemas. Ole lihtsalt inimene, võta see võti ja hakka ennast lahti keerama, lahti muukima kõrgemale nagu teadlikkusele. Ja siis lähebki kõik nii heaks, aga millegipärast seda nagu ei näe. Samas äkki ikkagi on seda veidi rohkem. Äkki, kuidas sulle tundub, kas on juba rohkem ja rohkem aina süveneva reflektsiooni suunas, aina kõrgema teadlikkuse suunas? Mina kogen seda küll, et inimestel on see avatus olemas ja lõppkokkuvõttes kaua sa jõuad kannatada ühel hetkel. Kas sa õpid siis läbi kannatuste või sa õpid, et tegelikult on võimalik ju saada inimeseks ja suuremaks ja paremaks versiooniks iseendast ka läbi igapäevaste väikeste praktikate. Ingrid, ma tänan sind väga, sa mulle nii meeldid, ma vaatan sulle silma ja mulle nii meeldib see viis, kuidas sa räägid ja see, mida sa oled loonud ja aitäh jagamast oma mõtteid täna. Aitäh sulle, aitäh!